kõige eksootilisem küsimus on ikkagi selles, et et kõik saavad sellest põhitõest aru, et ma tahan õnnelik olla. Õnnelik olla tähendab seda, et ma armastan kõiki ja kõike, hoolimata kehatüüpidest, putukast pooljumalani, jumalani, kuni nende elusolenditeni, kes tekitavad minu närvisüsteemis mingit disbalanssi. Et see on nagu Mona Lisa, et lähed Mona Lisa ette, et see on elamise kunst, armastamise kunst, et keegi ütleb, et see on Mona Lisa, et mis see on, et see on joonistatud. Aga sa tead, et selline Mona Lisa joonistada, mis selleks on kõike vaja, värve ja annet ja aastaid õpid alguses kriipsujukut joonistama. Ja niimoodi õpetatakse meid tagasi siin materiaalses maailmas, kes me oleme hästi suurtes kehalistes samastamistes ja mulle minu mantras, ahankara valeegoseks, sellised minu tüüpilised laused, mida ma kasutan kogu aeg, et õpetatakse tagasi siis, kuidas see kunst siis käib, see mäng, kuidas vastata ajale, kohale, tingimustele, jääda armastusse, sest siin maailmas on niimoodi, et nagu ma täna ka elutasin mantraga, et 2 vanemat daami tulid vastu, nemad nagu naeratsid, et tere, mõtlesin muidugi tere, vanemad inimesed, ikka enne, eks ju, tervitan daamid, tere, nii palju nagu vahetus seal sellist armastusenergiat. Ja siis tuli teine vend vastu, võib-olla tal raske aeg, eks ju, sa ei jõua, võib-olla ta oli mingis meditatsioonis, kivinäoga läks 2 korda mööda, eks ju. Ja sellest ei olegi midagi, et hoopis teine energia, aga sina oma peenkehase mõistuses, sa ei tohi ju hakata mõtlema, et need daamid on toredad, see poiss on paha, eks. Ei, see poiss on, kõik on nagu võrdsel tasemel. Ja see elu Mona Lisa joonistamine, see kunst, kuidas selles ühiskonnas oma omadustega jääda terveks, sisemiselt küll armastavaks, aga selles mõttes terveks, et sa üle ka ei pinguta. Et sa ei tea ju palju sa välja vead, sest sul on need samskaarad ja harjumused ja kuidas sulle mina, mulle, minu iha, viha, kadedus, need on hästi sügaval meil alateaduses, siin on olelusvõitlus, me oleme ka harjunud kogu aeg oma tükki rabama. Muidu keegi teine rabab ära, et nii kui sa oled, inimesed saavad aru, mis asi alandlikkus, kas alandlikkus on see, et sa oled nagu, kõik tulevad ja võtavad sul kõik asjad ära, sa ütled, et soovin teile head või annavad teksa ka veel. Näiteks, et kuidas siis seal nagu seda väärikuse energiat jaadata, kuidas seda selle armastava hinge, see potents, mis on tänu millele ta närbub, tänu millele ta kasutab igasugused, mõnuvahendeid ja aseaineid, ka kultuuris, eks ju, et kuidas ennast nagu maandada, korraks tundagi nagu sellist, alkohol ka annab ju sellise, nagu laps tantsid ja laulad, eks ju. Kuidas seda tunnet nagu saada, sest hing seda tahab, eks ju, siis materiaalne ühiskond pakub siis igast läbi urbani meile igast nagu sõltuvusi, mis lõpuks viivad üldse enesetapuni, eks ju, kõige hullemal juhul. Ja see on kõige suurem kunst, et kuidas tõesti nagu minu algne olemus, ma olen aru saanud, et ta tahab nagu armastada, ta lastub siia loodusesse ka, et see iga lill ja putukas ja taevas ja päike ja kõikide nende energiate ja elemente taga on elu ja armastus, kuidas ma siis saan kulgeda. Niimoodi, et see tunne on kogu aeg, et issand, ma armastan, kuidas ma saan kõiki teenida. Et see kõlab nagu teoorias, võib-olla kõik on nõus sellega, aga praktikas see kunst, kuidas siis seda rakendada, vastavad sellele, mis tasemel sa hetkel oled, et muidu sa oled liiga fanaatiline, sentimentaalne, ei vea välja pärast, eks ju. Kõik see, nagu ma olen rääkinud ka, paigale loksumine või loksutamine, see on kõige tähtsam asi üldse elus. Siin maailmas, et muud tähtsamat ülesannet niimoodi, kui panna nagu järjekorda, nagu ei ole. Eks ju. Sa ei saa ennast ära rebida, öeldakse, et jumala teadvustamisest ennem on eneseteadvustamine, et sead ennast korda, aga ennast korda seadmine nii füüsiliselt, et su tervis hea on, mõistus korras, eks ju, hing rahul. See on ikkagi niimoodi, et sa ei saa ennast nagu kuhugi ära peita, eks ju, et jätke muu maailm end rahule, et ma nüüd hetkel tegelen eneseteadvustamisega. Eneseteadvustamine tähendabki seda, et enese koha teadvustamine teiste elusolenditega selles suures armastavas peres. Ja siis sellise olla armastatud ja armastada siis selle energia vahetamine. Loomulik, spontaanne, sest ilma selleta me ei saa elada nagu õhki, eks ju, füüsilises kehas. Et õhku hapniku paned kinni, siis kohe kukud ära. Vaata, hing ka kukub kohe ära, kui ta ei saa seda, nagu ma tõin selle väikse näite, seda tere energiat, et 2 daami tulid ja ütlesid sulle armastavalt tere. Nagu õnnistasid sind, kuna ma olin nagu viisakas noormees, ütlesin tere.
mingid väikestest asjadest niimoodi, et proovid ja õpid, see ongi kultuur, etikett, moraal, siis kuidas vastad teha ajale, kohale, tingimustele, kõikide elusolenditega vahetada seda puhast, ekstaatilist armastust, ilma ignoreerimata. Samal ajal kõikidel on valikuvabadus, sa võid jätta, kui sa tead, et kedagi see häirib, nii et siis sa ei ütle, et oi, tule siia, nagu see noormees, kes vastu tuli ja ütled mulle tere. Ma ei ütlen, miks sa tere ei öelnud, armastan, ei, no tahtis oma ruumis olla nii, see on tema valikuvabadus. Aga mina soovin talle ikka head. Selles mõttes vahet ei ole, et kuidas minu suhtes keegi reageerib.